ühesõnaga tere tulemast siis Eleringi. Me oleme siis Eesti põhivõrgu ettevõte, me tegeleme nii elektri kui ka gaasiga, mis on siis selles mõttes eriline, et väga palju ei ole Euroopas süsteemihaldureid, kes tegeleksid mõlemaga, et pigem on niimoodi, et need on eraldi. Kuidas sa hindad tööandjat ja tööhüvesid? Mulle väga meeldib selles mõttes, et hästi tore on. Kuna ma ise õpin ka elektroenergeetikat, siis on hästi hea näha nagu nii lähedalt kõike seda, mis siis süsteemiga nagu toimub. Et sa saad näha seda iga külje pealt siin Eleringis, et põhimõtteliselt kõik asjad on kaetud. Meil on taastuvenergiat, meil on suur projekt, ma ei tea, siin sünkroniseerimisega olid kõik projektijuhid töös, et saada need sünkroonkompensaatorid ja kuidas siis seda sünkroniseerimist ja desünkroniseerimist siis planeerida niimoodi, et kõik osakonnad teevad koostööd. Sa näed võrgu planeerimist, hooldusi, alajaamade käitlemist, kõike seda hästi lähedalt, aga samas sa näed ka seda, kuidas planeeritakse tulevikuvõrku. Ehk siis mis ülekandevõimsusi meil on vaja 10 aasta pärast, mida meil on vaja kohe praegu ja samas, nagu me just rääkisime juhtimiskeskuses, siis sa oled selles kõiges nagu niimoodi, et sul on praegu kohe andmed, mis jooksevad sisse, et seda andmetega tööd on Eleringis hästi palju, analüütikuid on hästi palju. Kas Elering üldiselt teeb niimoodi, et ta annab ise ka koolitusi, kus sa saad õppida? Või pigem on see, et ta viskab sind vette ja sa peab ujuma hakkama? Vette ei viska, aga selles mõttes, et kuna kõik asjad on elektris nii spetsiifilised ja ka gaasis, siis sellist nagu väga üldist koolitust teha, ma ei tea, terve Eleringi peale, et kuule, et me nüüd teeme selle turu näiteks toimimise selgeks, see on hästi keeruline, et meil ikkagi pigem on need spetsialistid, kes teavad oma ala väga-väga hästi, aga selles mõttes, et kui sa tuled siia tööle ja tahad midagi teha, siis ikkagi väga aidatakse, kõik on väga avatud, kõik on nagu okei, tule, õpime, kõik tahavad enda teadmisi edasi anda, et selles mõttes kindlasti ei visata sind vette. Eleringis on selles mõttes hästi tore, et meil on väga tore töökeskkond, meil on väga toredad kolleegid, hommikul tuled tööle ja tegelikult kogu aeg on mingid erinevad probleemid ja asjad, mida lahendada, et kui ma alguses siia tööle tulin, siis vaatasin seda töökuulutust, ma ütlesin, okei, analüütik, ma vist ei ole päris analüütiku tüüpi, et nagu tundus selline tuimad andmed ja siis päev otsad, et ma tulen hommikul tööle, istun maha ja hakkan Excelit vaatama. Okei, mul on neid päevi ka, kus mul on olnud ees Excel, kus on 52 000 rida ja ma pean sellest mingi loetava teksti tegema ja mingid aruanded välja saatma, aga samas ikkagi seal andmetest tuleb välja midagi, mis on huvitav, ehk siis olles ise insener, siis vaadates sinna nagu sisse on väga-väga huvitav ja samas sul kogu aeg tulevad mingid uued turuosalised, kes tahavad turule tulla, kes tahavad mingeid lepinguid, kes tahavad mingeid asju ja küsivad sinu käest mingeid asju, mida sa pead siis ise hakkama ka maja pealt uurima, ehk siis kogu aeg on selline hästi avatud koostöö, et igapäevaselt tuleb suhelda teiste osakondadega, igapäevaselt sa saad teada midagi uut, et minna ja vaadata, et kuidas siis näiteks need turud toimivad, kuidas toimib võimsusturg, kuidas kujunevad hinnad ja siis sa samal ajal lähed küsida, et kuule, et kui me seal võrgus neid lülitamise teevad, kui kiiresti me mingit asju tellime, et kui meil on mingit sagedusreservi vaja, et kui kiiresti näiteks see peab tulema või mis need mingid tehnilised parameetrid on. Et seda kõike on nagu nii palju, et mina olen nüüd Eleringis töötanud 5 kuud ja mul on siin tunne, et ma järgmise aasta jooksul ei saa ka veel päris täpselt aru, mis siin toimub. Et tõesti on väga huvitav ja ma vaatan, et väga paljud siin Eleringis on hästi kaua töötanud. Ja neil ei ole ka ikka veel igav hakanud, et kogu aeg on midagi uut ja süsteemis toimub. Põhimõtteliselt meie osakonna ülesanne on siis siin teha võrguarvutusi, et kui näiteks tuleb liituja Eleringi võrku, siis me teeme sellega võrguarvutused vastavalt liituja soovidele, arvutame, mis need tingimused oleks, millega ta meie võrku saab ja siis edastame need liitujatele. Lisaks kirjutame erinevaid arengukavasid, siis Kristiina siin teeb praegu igasuguseid mingeid lähteülesandeid, millega siis kõiki uusi võrguosasid ehitama hakatakse. Eks põhimõtteliselt nagu millest algab võrguehitus on meie osakond ja siis siit edasi läheb juba järgmistesse osakondadesse. Mina olen Eleringis töötanud kohe varsti 2 aastat. Käisin siin praktikal ka. Praktikalt kohe mulle väga jäi Elering silma ja ma tahtsin kindlasti siia tagasi tulla. Ja minu kogemuse poole pealt on siuke
hästi palju õppimisvõimalusi Eleringis, hästi palju saab ringi käia. Ma käin päris tihti kuskil välismaal lähetustel. Nüüd järgmine kuu lähen näiteks Norra õppima seda planeerimise osa koolitusele ja minu arust on väga palju võimalusi käia, ringi näha ja samal ajal ka tegelikult ise juurde õppida. Ja kuna ma käin samal ajal veel koolis, teen magistrit praegu, siis enne tegin bakat, siis see ei ole ka Eleringis mingi probleem, et see on niisugune nagu väga suur pluss. Ma alustan siis bakaga, ma õppisin energeetikat küll, aga soojusenergeetikat, siis magistris õppisin rohelised energiatehnoloogiat, mis on ka selline energeetika pehme pool. Ja siis tulin siia praktikale, eelmine suvi olin 6 aega, siis ma olin ühe asendaja pool aastat ja nüüd ma olen tööl ilusti. Nii et ma ütleks, et kui Brenda ütles, et mingit kogemusi väga ei ole vaja, siis saan kinnitada, et väga ei ole vaja. Mina sain hakkama, et õpite kõik nagu koha peal ilusti ära. Ja, ma olin eelmine suvi 6 aega praktikal ja siis ma juba andsin soovi edasi juhile, et ma tahaks tööle tulla. See muidugi lihtsustas seda kandideerimisprotsessi ja siis ma olingi asendaja ja siis olin ka nagu selline veits pooleldi kõhklev, et kas ma ikka saan edasi ja siis jaanuarist olen ma tööl. Sa ütlesid, et hästi palju on kasvanud see nagu nii-öelda töötajate arv, aga kas on sul andmeid palju töötajaid praegu Eleringis, nagu näiteks siin Tallinnas on? Praegu Eleringi peale kokku peaks olema 333, aga see palju meid Tallinnas on, seda ma ei tea, et meil on ikkagi üle Eesti on ka päris palju laiali, et meil on Tartus on kontor ja meil on neid kontoreid veel üle Eesti, et kus siis tegelikult saab ka tööd teha. See on siis 330, 110 alajaam, ehk siis kõik see, mis on 110, see jääb juba Elektrilevi poole peale. Et siis kõik need, kes meil tegelevad alajaama hooldusega, tegelevad 330 seadetega, et neid alajaamasid Eestis on päris mitu, ehk siis need on need alajaamad, kuhu siis tulevad sisse kas Estlingid või näiteks Narva jaamad otse, et kõik suured ja siis sealt edasi läheb jaotusvõrku, mis läheb siis juba teiste ettevõtete kätte. Ja siis sellega, kõik see, mis toimub seal väiksemas võrgus, sellega meie kokku ei puutu, aga kõik suurem osa sellest võrgust ja kõik liinid ja kõik see jääb siis meie kätte.